hakkab minu teist pihta. Ja siitsamast Tallinnast lennujaama hotellist, kuna homme hommikul lend läheb hästi vara, 6:10 väljumine, siis ma ei hakanud Keilast varakult taksot võtma või midagi, vaid tulin siia lennujaama hotelli. Et kahesed boksid siin siuksed. Ja väikene kohvinurk. Esimene ots lendu oli Tallinnast Frankfurti. Nüüd Frankfurdi lennujaamas lennukis, Lufthansa lennukis. Istusin keskmisel istmel 3 pingireas 2 siis tõtsakama inimese vahel. Üks paadike oli, et need arvasid ilmselt, et teevad reisikavalust. Et kui paadikaupa reisid üldiselt, siis soovitatakse, et jätke keskmine iste tühjaks, et võib-olla sinna kedagi ei tule. Aga täna lennuk oli nii täis kiilutud, et mind ikkagi kiiluti sinna vahele. Vedas, et astusin sinna leti ette ja küsisin, et kas ma saan oma mobiilse boarding passiga lennukile ronida, mis siis esialgu Pekingisse lendab ja Pekingist Air Chinaga lähen edasi Taipeisse. Ja öeldi, et mobiilsest boarding passist ei piisagi, et ikkagi paberil on vaja ja dokumenti kindlasti ja küsiti, et kuidas viisaga on. Aga eestlastele on kuni 90 päeva siis Taiwanis viisavaba. Hiinamaa, Pekingi lennujaam. Air Chinaga tulin, veits üle 9 tunni lendu oli siis Frankfurtist ja Peking on siis Frankfurtist 6 tundi ajast ees, Eestist 5 tundi. Ja nüüd siin lennujaamas, Terminal 3, hästi suur lennujaam, tuleb mul üles otsida siis koht, kus saan järgmisele lennukile. Hiina keeles puha info. Tsia. Aha, tuli õige tekst. Taipei E18. Minu lend nüüd pooldib. Naljakalt ütlevad nüüd neid numbrite nimesid. Piu, piu, piu. Maandusin Taiwanilt TPE lennujaamas. Ja siin on mul kohe tegevuste nimekiri. Aga kõigepealt, et siit läbi saada, et siia sisse saada, siis kontrolliti põhjalikult, et ega mingit lihatooteid ei ole või puuvilju või. Et midagi vorsti, snäkki, ükskõik mida lihaga ei tohi kaasa võtta, kui Hiina kaudu lendad vähemasti. Et see otsiti mind põhjalikult läbi ja siis mul tegevuste listist siit nüüd sain Tsugawa Telekomi e-SIM-i ja siis sain easykaardi, millega peaks saama siis MLT ja asjadega sõita ja ka mingeid oste teha. Ja edasi tuleb mul otsida siis travel adapterit, reisiadapterit, sest siin need pistikud on teistsugused kui meil siis Euroopas. A ja B tüüp on siin. Pudan lennujaamast lilla metrooga Taipei kesklinna suunas põhijaam. Väga roheline paistab siin. Ja miks roheline? Eks vihmane ka. Subtroopiline kliima. Nüüd vodan läbi New Taipei. Et Taipei ja New Taipei. Taipei on pealinn ja see uus Taipei on siis Taiwani kõige suurem linn. Ja nad asuvad täpselt kõrvuti. Et paljud turistiatraktsioonid, mis öeldakse, et on Taipeis, tegelikult suunatakse turistid sujuvalt New Taipeisse. Welcome to Taipei. Taipei põhiraudteejaam siis. Et miks ma võib-olla ei kõla eriti entusiastlikult on see, et kui sa oled 30 tundi enam-vähem kaootiliselt maganud ja ringi rennanud, et ühest lennujaamast teise ekskluseerinud, siis oled veits vässu. Hotellis kohal paistab siukene suhteliselt tagasihoidlik, kuigi ma arvan, et Taipei kesklinna kohta isegi päris hea. Et siin osadel hotellitubadel ei pidanud isegi aknaid olema. Ja siin õhukonditsioneer on ka. Nojah, ühesõnaga otsisin seda adapterit ja käisin seal Taipei main stationis kõik igasugused poenurgad ja kohad läbi ja keegi ei osanud öelda, et kus ma leiaks ja pärast tuli välja, et siit samast oma hotelli kõrvalt kõigi asjade poest leidsin.